Tere! Osadeks jagatud materjali roos on liilia, on kannike, on nartsiss, on roos, on kõik see lilleaed. Järgmises, kolmandas osas teeme palju punast. Pealtüki nimi on Roos on roos. Ja me toimetame robottõlke eestikeelseks eesti keeleks. Tuleb tunnistada, et tõlkerobotid eesti keelega endiselt mitte üldse hakkama ei saa. Optimist ütleb selle koha peal palju õnne meile. Väga lihtne on leida häid materjale, milles on mõnusalt palju vigu inimesele, kes armastab punast värvi, kui roos on roos. Ja. Niisiis, Maria Stanimirova ütleb oma teksti pealkirjas, mitte siis lõika oma mürgist pereliige, vaid lõika ära oma mürgine pereliige ja me paneme hüüumärgi, sest Lady Stanimirova, bulgaarlanna, annab meile käsu väärtuses soovituse hüüumärk. See on äärmiselt raske, kuid mõnikord vajalik. Kirjutame siia vahele selleks, et terveneda. Jätkame matka. Armastage neid, kuid hoidke. Me peaksime lisama siia sõna. Nüüd on kaks varianti, kas hoidke nad endast eemale või hoidke neist eemale. Neist on lihtsam. Kirjutame siia vahele, armastage neid, kuid hoidke neist eemale. Punkt. Kui me alustame järgmist lauset. Sulle on parem. Sulle on parem. Kui nad enam kokku ei tule, eks on mõeldud seda, et kui nad sinu ümber ei kogune, aga me saame jätta alles bulgaaria pärase väljendumise ka nii, et eestikeelseks saab. Sul on parem, kui nad enam kokku ei tule, asendame koma kooloniga ja selgitame kõik emad ja isad, koma, kes ei armasta ja kaitse, vaid, asendame sõna mõned sõnaga vaid, võitlevad ainult oma isiklike ideaalide eest. Punkt. Algab uus lause. On peresid, kes on nii kuritarvitavad ja kahjulikud, et kaugusest saab sinu ainus sõber. Robot sai hakkama täpselt vastupidi tõlkimisega. Distantseerumisest, kaugusest saab sinu ainus sõber. Punkt. On sugulasi, kes reedavad, ei usu. Varastavad, pärast koma igal juhul on meil tühik, sõbrad. Ja neid on siin reas päris palju. Siblin nad ühe korraga ära ja nüüd siis kirjeldan sulle ka, mis tegin. Nii. On sugulasi, kes reedavad, varastavad, tühik räägivad halba, tühik klatšivad ja kadestavad meid. Paneme punkti. Jätkame uue lausega. Ei ole vaja ajada lauseid liiga pikaks juhul, kui ei ole tegemist eksamikirjandiga, kus sa pead tõestama, et sa oskad kirjutada keeruliselt ja panna kirjavahemärke. Nii on. On sugulasi, koma järel tühik, kes tahavad näha sind heana, kuid ei taha sind kunagi paremana.
Ehk siis nad taluvad napilt ära, et sa oled hea. Aga mitte parem kui nemad. Paremana näha kui nemad. Punkt. Algab uus lause. Nad või nemad kogunevad sinust halba rääkima ja lohutavad ennast, jättes ja lohutavad ennast, jättes mitte sind filmist, vaid sinust. Jättes sinust halva mulje, diskrediteerides sind, arvates, et nad on sel moel sinust paremad. On perekondi, kes jäävad meiega ainult siis, kui see on neile mugav. Võtame ära sõna ja, siis ei ole koma ja ees. Kui see on neile mugav, et jätkata meid ühendava vere nimel. Meid ühendava vere nimel ärakasutamist. Üks sõna. Punkt. Uus lause. Oluline on mõelda. Asendame koma kooloniga. Oluline on mõelda. Koolon. Lõpetame pere, paaride, vanemate, vendade ja õdede romantiseerimise. Me peame. Paneme siia me vahele, siis on arusaadavam see mõte. Me peame kasvama, arenema ja mitte ravida, vaid tervenema. Tervenema. Nüüd kirjutame suure tähega seapiirid, hüüumärk. Me peame nägema, mitte puuvarju, oma varju. Ehk siis tubli robot, aga me võtame selle puu siit vahelt siiski ära. Me peame nägema oma varju tumedat poolt ja omama võimu, et pääseda sellest, mis meile haiget tegi. Omama, lisame siia ühe silbi, omandama võimu, et pääseda sellest, mis meile haiget tegi. Punkt, uus lause. Peame olema, ja mitte meie, vaid iseenese. Peame olema iseenese prioriteet ja lõpetama kannatamise sugulaste käes, kes ainult varastavad meie energiat. Punkt. Me võtame ära sõna kõik. Lause algab sõnaga kes. Kes hoolivad oma elust, tunnevad neid ära, kuid ei saa osa. Nende haavadest, nende vihast, nende hülgamisest, nende silmakirjalikkusest, nende manipuleerimisest. Nii, kes hoolivad oma elust, tunnevad neid, me võtame ära vahelt. Ära tunnevad neid, me ei saa oma sugulaste ja tuttavate ja sõpradega lausvõõrasteks saada, aga me ei saa osa nendest, kuigi me tunneme neid. See on siis inglise keeles soovitus go, no contact. Ühtlasi olen ma teile siia materjali sisse seadnud mõned lingid. Neid on veel palju rohkem. Narcissist exposed empath's refugee behind the scene slightly better. Adversaries royal we on väga hea. Discover empaths ja kindlasti soovitan Richard Grannon, Chris Rees, doktor Ramani. Ja kui sa oled hakanud juba neid otsast vaatama, soovitatakse sulle Danish Bashiri, Sam Vakninit, need tervendavad materjalid kasvavad üksteisest välja. Meie teksti sisse on kasvanud välja
Grete Kald teraapia tekst. Ja õpetaja tädi Murutar soovitab, loe eestikeelne psühholoogi tekst läbi, märgi tekstis, millised loetud omadustest on sulle tuttavad, esiteks iseenda juures, teiseks lähedaste juures. Ja siis saad sa hakata vastama küsimusele, kas sina tead, kes on nartsissist ja kuidas sa võid enesele teadmata olla kahjulikus suhtes. Selles massiivses materjalis Grete loetleb 14 punkti, kes on nartsissist, kuidas teda ära tunda. Ja siis loetleb selle enesediagnostika järel, mis sinuga juhtub, kui sa niisuguses suhtes oled. Leiad end tihti ebapiisavana, ülipüüdlikuna, hirmununa. Sul on süütunne, sul on segadus, sa kahtled endas, oled depressioonis, surud ennast alla, oled alandatud, jõuetu, saboteerid ennast, oled lootusetu, sundmõtetega, ei oska enam ennast kehtestada, ei oska piire seada, sõltud tema tujudest ja olekutest. Ikka veel tahad teda aidata ja parandada, sa ei tunne ennast iseendana ja meenutad, ma olin kunagi õnnelik. Sa tunned ennast pidevalt kontrollituna, sa ei ole iial mõistetud. Grete Kald võtab oma teksti kokku nartsissistliku ja vaimse vägivalla all kannatanud mehed ja naised vajavad toetust ja teraapiat, et saada taas iseendaks ning tunda edu, rõõmu, eluterveid suhteid. Sina siis kirjutad vabaks jäetud ruumi peale nartsissistlikud jooned minus, nartsissistlikud isiksused minu ümber, millist kahju nad mulle teevad. Sina kirjutad, kergem saab. Ja kolmandaks, mil moel vabanen nartsissismist iseeneses ja enda ümbruskonnas. Mul on sulle 2 soovitust. Need on mul tehtud siin rüperaalis sülearvutis lahti. Nii, Grete Kald tegi oma podcasti esimese salvestuse Raplas kultuurikeskuses Riho Sibula saalis minuga. Peale selle tegid Anu Saagim ja Sirje Presnal Piia Padari ja Murutariga saatesarjast Puuduta mind number 365. Mina sinule panin siia materjali Vikipeediast. Tutvu artikliga, mis sobib ühtlasi samuti tsitaatide allikaks ning kirjuta kirjand nartsissismist sinus ja nartsissistidest sinu elus. See kõik on Vikipeedia materjal. Siin on loetletud ja loetletud. Nii, ja siis, kui sa kirjutad kirjandi, siis leiad nendest tekstidest endale sobivad materjalid, mida kasutad tsitaatidena. Ja minul on sinu jaoks valmis pandud veel üks osa sellest mahukast materjalist. See tuleb siit. Naudi neid salvestusi, palun. Naudi professionaalide tekste,
ja kirjuta endast välja. Ära mõtle kirjutades kirjavigadele, ära mõtle hästi esinemisele, ärapanemisele, kättemaksule. Sa lihtsalt mängi iseenda seest puhtale paberilehele kõik, mis sealt praegu just välja soovib tulla, sul saab kergem. Kui sa oled oma teksti ära kirjutanud, ole nii kallis, loe ise üle. Sina oled oma enese parim kontrollija, kas sul on pandud täpitähtede peale täpikesekesed, kas sul on kõik komad ega mõni sõna ei kordu. Võib-olla on mõnes lauses mõni sõna puudu, ehk on võimalik stilistiliselt mõni sõna asendada sünonüümiga, kas või see nartsissist, egotist, minamaania. Sa saad neid sõnu varieerida, leida sünonüüme, muuta oma keelekasutuse rikkamaks. Ja lõpuks muidugi oleks tore, kui sa vaataksid ka, kuidas on lood sinu kirjavahemärkide ja kokkulahkudega. Päriselt ka, sa ise leiad oma teksti uuesti üle lugedes puuduvad kirjavahemärgid, sa ise leiad need kohad, kus oleks väga teretulnud mõni täht kõvasti või pehmelt kirjutada. Jõudu sulle, palun naudi!